13. talumetsamajandajate kokkutulek toimub juba järgmisel nädalal 25. augustil Udumäe puhketalus Valgamaal. Traditsiooniks kujunenud üritusel peetakse seminari looduskaitsealasel teemal ning külastatakse 2011. aasta talumetsamajandajate konkursi võitja Enraide Metsi. Palume kindlasti teada anda oma osalemisest hiljemalt 17. augustiks. Eesti metsaühistud on hoogsalt tugevamaks muutumas, ma arvan, et võib küll julgelt nii öelda, et tegelikult on aastate jooksul ju liikmeid juurde tulnud ühistutesse päris omajagu, circa 5000 metsaomanikku on praegu, kes ühistute liikmeteks on. Jah, kui me vaatame seda numbrit võib-olla metsaomanike koguarvu taustal, siis ei ole küll väga suur number, aga oluline on see, et see liikmete arv on kogu aeg kasvamas ja võib-olla tähtsamgi on vaadata seda, mis teenuseid ühistu liikmetele pakkuda suudavad. Et kunagi olid metsaühistud meil need, kes tegelesid ainult sellise niinimetatud pehmema poolega, nõustasid metsaomanikke, korraldasid neile erinevaid info- ja koolitusüritusi, siis nüüd on astutud järgmine samm, et väga paljudes Eesti piirkonnas suudetakse ikkagi ka pakkuda näiteks puidu turustamise võimalust ühistu kaudu. Ühistu on see, kes suudab metsaomaniku metsas raietööd organiseerida ja tegelikult väga oluline, et hiljem korraldada ka näiteks selle raietud metsaosa uuendamise. Ühistute süsteem tõi ikkagi läinud kevadel olude sunnil imporditi need taimed, toodi Leedust circa 700 000 taime, mis suudeti siis väikemetsaomanikele laiali turustada. Otsene abi, otsene ühistute süsteemi teenus metsaomanikele. Väga oluline. Muidugi, kui me võrdleme näiteks meie ühistuid Skandinaavia maade samalaadsete metsaühistutega, siis on meil veel areneda küll ja veel, seda kindlasti. Seal on ühistud suured ja mitmed ühistud lausa sellised, kes on ka metsatööstuse omanikud. Meil on rohkem selline väiksem ja piirkondlik tegutsemine ja metsaomaniku abistamisele suunatud tegevus. Aga eks meil on ka seda arenguaega olnud ju tunduvalt vähem. Nüüd, mil viimaste aastate jooksul on riigi tugi ka kasvanud, siis ongi läinud ka kogu see ühistute süsteem mõnevõrra tugevamaks. Nii see elu on, et tuleb tasapisi samme seada ja sätitud eesmärkide suunas edasi liikuda. Hea meel on ju selle üle, et metsanduse arengukava näeb ka ette just metsaühistute võrgustiku arendamise ja näeb seda, et metsaühistud on need, kes esmajoones metsaomanikule abi peaksid osutama. No vahel on küll nurisetut ja ka metsaühistute endi poolt, et kas riik peab nii karme reegleid kehtestama, et nõuab näiteks teatud arvu liikmeid ühistus, et see ühistu üldse tuge saaks, aga ega sellisest kriteeriumite seadmisest ikka pääsu ei ole ka, et ei ole me nii jõukad, et suudaksime riigi raha eest toetada väga suurt hulka ja näiteks pisikesi ja eriti veel, kui on mingi ühe väikese kiltkonna huvide teenindamisel suunatud ühistu ainult, et ei ole me nii jõukad, et seda kõike kinni maksta. Tuleb vaadata neid protsesse, mis Euroopas mujal on aset leidnud. Ühistud on ühinenud, selle kaudu ka tugevamaks muutunud, finantsiliselt jätkusuutlikumaks saanud ja seda tuleb arvesse võtta ka riigipoolsel ühistute toetamisel. Kui me nüüd oleme siirdumas sinna süsteemi, kus selleks, et ühistu võiks riigi eest toetust saada, peab olema päris arvestatav hulk liikmeid ühistus koos, siis mina vaatan sinna siiski optimistlikult, hoolimata sellest, et mõnest piirkonnast kostub murenoote. Optimistlikult selles mõttes, et kui nüüd mõned väiksemad ühistud ka tõesti toetuse saajate ringist välja jäävad, et ega meil ükski maakond Eestis katmata ei jää, et selliseid täitsa valgeid laike, kus nüüd metsaomanikud jääksid ühistute poolt seetõttu teenindamata, ega neid ei ole. Pigem on see, et mõnel pool väiksemad ühistud ühinevad ja mõnel pool need, kes on siiamaani pisemad olnud, siis pakuvadki oma teenuseid aktiivsemalt ja laiemale ringile metsaomanikele ja saavad seeläbi liikmeid juurde ja kasvavadki koos tugevamaks. Kui erametsakeskuse tegemiste peale mõelda, siis eks me peame vaatama, mis need olulised sellised uuema aja teemad metsanduse, metsamajandamise juures on ja ega tänapäeval üle ega ümber ei saa bioenergia valdkonnast. Ei saa sellest, et puit on energiaturul juba oluline ressurss, toodetakse temast soojust, aga ju elektrit ka. Ja
metsaomanike poolt peab olema pakkumine vastavalt siis turu vajadustele, aga eks erametsa inimesed on ka ju, enamus on head metsandusspetsialistid, aga vähem tuntakse jälle seda energiamaailma poolt, et eks me peame natuke targemaks saama ka selle energiamaailma osas. Seetõttu me oleme nüüd viimasel koolitanud metsaühistute juhte bioenergia teemadega seoses. On Soomes neile koolitust pakutud ja nüüd ka Eestis neile koolitusüritusi tehtud. Hea on tõdeda seda, et meil on tegelikult ka metsaühistuid juba, kes oma liikmete metsast suudavad ka raiejäätmed kokku koguda ja selle hakkimise korraldada ja selle hakkega ka turustada hiljem. Ja need metsaühistud, kes veel selle asjaga ei tegele, neid on siis olnud võimalik tuua õppima nende ühistute juurde, kes on juba sellele rajale suutnud minna. Nagu näiteks nüüd metsaühistute juhid käisid koos Ida-Virumaal ja tutvusid Iisaku metsaühistu tegemistega. Aga seda temaatikat tuleb jätkata ja kui me vaatame nüüd pilgu sügise poole, siis Erametsakeskus on üks korraldajatest 14. septembril Jänedal toimuva suure bioenergia konverentsi osas, kus me tegelikult vaataksime päris kaugele, vaataksime seda, millised trendid selles valdkonnas maailmas valitsevad ja tuleksime sealt kaugelt maailma asjade juurest, peatudes muidugi Euroopa teemade juures, mida Euroopa poliitikad selle puidu kasutamise kohta ütlevad. Tuleksime tegelikult päris kodumaiste praktikateni välja ja kuulaksime ka mõne omavalitsuse kogemusi, kuidas siis on, kui valla objektid ikkagi puidu hakkebaasil talvel soojaks saavad, mitte ei peaks enam kasutama fossiilseid kütuseid. Et üks selline suurem üritus on meil kavas ka septembri keskpaigas, siis jälgige reklaami ja võimalus on osa võtta. Et praegu me oleme siin ühel raiesmikul, et 2010 aasta torm augustikuuses lükkas 45-aastase kuusiku siin osaliselt ümber. Tegime sanitaarraie ära, 2 kuu pärast oli, mis veel püsti jäi, oli läinud jürast sisse ja päikesepõletust oksad saanud, nii et ikkagi läks edasi kuivama ja lõikasime terve selle langi maha, kuigi väga ei tahtnud, et noor veel. Ja siis 2011 suvel sai see töö lõpuks ära tehtud kõik, maa oli täiesti must siin, sai sügisel vaod tehtud ja 2012 maikuuses sai siia istutatud vagudesse. Nüüd on siis meil 2012 august ja nagu me näeme, on siin nii suur rohukasv, et need taimed vajavad hooldust, et valguskonkurentsis mitte alla jääda ja siis, et ikkagi taimed saaks kõik nii-öelda kasvama. Siia sai pandud nüüd niimoodi, et läänepoolsesse külge sai pandud kase arukaske ja mõte oli siis selles, et kuna tuuled on siit poolt ja et ülejäänud lank on tehtud küll kuusega, et siis kask nagu paneb selle müüri ette, et ei oleks sellist tuulekahjustust ja kuna ka kõrval on siin põllumaa, siis et lehtpuu nagu kiiremini annab nagu tuulevarju selle ette. Kuna see on nagu sellel aastal istutatud, siis algul me mõtlesime, et kuna on tehtud ka vaod, et siis vaod tavaliselt hoiavad seda rohukasvu ära nii palju, et ei olegi esimesel aastal vaja midagi eriti hooldada, kuna rohi vaos ei kasva esimesel aastal ja taimed saavad nagu esimese aasta niisama üle elada. Paraku see aasta on sademeid ja temperatuuri olnud rohukasvuks väga soodne ja paraku ei ole siin midagi teha, et rohi on nii kõrgele kasvanud, et kask jääb juba valguse varju ja tuleb igal juhul hooldada, et kasetaimed ei hukkuks. Siin osades kohtades, kus inimestel on näiteks omal need langid nii-öelda suhteliselt elukoha lähedal olnud, siis on ka paljud on nagu hoidnud kokku selle pealt, et nad ei ole maapinda ette valmistanud ja ei ole neid vagusid kündnud. Noh, ka sellisel
meetodil on võimalik seda metsa kasvatada, osad on sidunud märkilinte puude külge ja osad maaomanikud on ka tähistanud nagu selliste nagu staabeldamistikkudega või puutikkudega kõik taimed, et siis nad leiavad neid suvel ülesse, aga kui on suuremad mahud ja selline võimalus puudub, maaomand on endast kaugel, siis igal juhul nagu soovitan ikkagi maapinna ettevalmistus enne teha, et kui kevadel istutamise ajal tundub, et kõik on arusaadav, maa on must, vaod on täiesti ilusti nähtavad, siis paraku praegu on pilt selline, et kui on siga ka veel natuke siin tuhnimas käinud, siis ei saa enam isegi sellest aru, kus see vagu täpselt oli. Siis osades kohtades veel, mida istutamise ja hoolduse juures pärast on probleemid, on see, et teooriad on erinevad, et osades kohtades soovitatakse istutada mitte vao põhja, vaid vao serva. Seal on mitu põhjust, mida ütleme siis ka erinevad metsamehed erinevalt siin, igal ühel on oma teooria siis sedasi, et kui panna vao põhja, siis üks asi on see, et vagu on madalamal, ta jääb juba 10 senti madalamaks kui üldine rohupind. Et kui sa paned nagu vao külje peale, et siis on ka taim kõrgemal ja ta kasvab nagu kiiremini selle rohurindest välja. Teine põhjus, mida öeldakse, on see, et vao põhi on ikkagi huumuse kiht on nagu ära keeratud ja vao külje peal on huumust rohkem, et juured saavad kohe nagu viljakamasse mulda. Aga hoolduse poole pealt on see nagu halvem variant, et tavaliselt hooldatakse just nagu vao külgi ja siis on selle taime leidmine sealt rohu seest ja koos hooldusega nagu kergem selle taim saab nagu kannatada või lõigatakse koos selle rohuga kas see taim maha. Et kui ta on vao keskel ja servad niimoodi ilusti ära hooldada, siis on see tõenäosus, et taim saab nagu kasvama minna ja et ta hoolduse käigus kogemata maha ei lõigata, on suurem. Ja kuigi kevadel võib tunduda algul, et kõik on nagu ilus ja kõik on arusaadav, siis ikkagi, kui see rohukasv on suur, siis on väga raske neid taimi siit üles leida ja töö viljakus ka langeb selles mõttes väga palju.